Minu meelest Eesti ajakirjandus on kajastanud põgenike kriisi Euroopas päris mitmekesiselt. Meie ajakirjanikud on olnud kohal erinevates riikides, ka seal, kus see põgenike teekond on, ja tegelikult enam-vähem iga kandi pealt on seda kriisi kajastatud meedias. Võib-olla seda ei ole näha päris iga päev. Meil ei ole ju korrespondente pidevalt kohal nendes paikades, aga sellest hoolimata minu meelest on täitsa hästi hakkama saadud. Ja kui me vaatame, siis alguses ajakirjandus, kui see teema tõstatus suvel, oli vägagi valitsevate erakondade meelne ehk kriitilisi hääli väga vähe kõlas ja neid ei juletud ka väga väljendada. Võib-olla oluline on see, et me oleme saanud teada ka nende seisukohad, kes Eesti riigis otsuseid teevad. Ja neid on küsitud küll pidevalt kõigi nende uute uudiste valguses. Näeme ka tegelikult, et Eestis on hakanud ajakirjandusse jõudma ka need seisukohad ja arvamused, mis on selles küsimuses kriitilisemad, mis suvel olid justkui välistatud. Teisalt jällegi see seltskond, kes pooldab seda sõbraliku Eesti loosungi varjus, põhimõtteliselt pooldab kontrollimatult siia inimeste sisselaskmist ja igasuguste võõraste sisselaskmist, on tegelikult niivõrd agressiivne ja kasutab vastaspoole siis nurka surumiseks väga jõhkrat sildistamise taktikat. Me ju teame kõik väga hästi, et piisab sul veidikenegi olla kriitiline immigratsiooni küsimuses, kui sa oled rassist, ksenofoob, võõravihkaja. See on jälle üks koht, kus ajakirjanike professionaalsus ja lai silmaring tuleb mängu. Kas me tegelikult olime valmis kajastama põgenike või pagulastega ja kas siin on vahe? Kas me olime terminoloogiliselt ette valmistunud nende teemade kajastamiseks? Ehk et kas tegelikult ajakirjanike silmaring oli piisav selleks ja analüüsioskus selleks, et välja tuua seda, mis võimalikud efektid on sellel. Ja tegelikult võib-olla siinkohal on ka seda sama ajakirjanduslikku sisu uurimist natukene rohkem vaja teha, et kuidas me oleme toime tulnud sellega.